Tere tulemast veebiseminarile Global FM6 rist, kiht, liim, puidu projekteerimine. Tänane veebiseminar peaks kestma umbes tund aega. Kõigepealt on väike sissejuhatus, siis teemad, mida käsitleme, on kuidas CLT-d defineerida. Vaatame, millised võimalused on kandepiirseisundi, kasutuspiirseisundi ja tulekahju olukorra kontrollimiseks. Siis natukene liidete modelleerimisest ja siis vaatame ka stabiilsusteemasid ja CLT-st vahelae sildeid ka. Ja siis lõpuks võtame teema kokku, et mis võiks veel selles programmis olla, mida hetkel ei ole. Kui küsimusi on, siis on selline Q&A nupp olemas, mida siis kasutage ja ma üritan siis jooksvalt vastata. Mina olen Tiit Pürkland, diplomeeritud ehitusinsener tase 7, 7-8 aastat projekteerimiskogemust ja liitusin BIM Solutionsiga alates 2021 novembrist. Ehk siis olen nüüd juba üle aasta tarkvara teemadega tegelenud. Kes on BIM Solutions? BIM Solutions on osa rahvusvahelisest kontsernist, mille tegevuspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina ja Gruusia. Valgevenes siis enam ei toimeta ilmselgetel põhjustel. BIM Solutions SIA, mille jaoks mina siis töötan, on tegelikult siis Läti ettevõte. Peale BIM Solutions SIA on grupis Intelligent BIM Solutions, mis on siis Leedust põhinev ettevõte ja Baltic BIM Management, mis tegeleb siis üldse BIM koordineerimiste ja ehituslike teemadega. Nii, mida me siis pakume? Meil on siin igasugused erinevad tarkvarad portfellis. Täna siis on teemaks Global FM, mida ka näete siin. Ja siis mul on veel üks huvitav uudis, et just hiljuti sai sõlmitud leping Sofistikuga. Huvitaval kombel juhtus nii, et mitte et mina võtsin nendega ühendust, et nemad võtsid minuga ühendust ja ma ei osanud ei öelda. Ehk siis nüüd meil on ka selline tarkvara, millega siis on võimalik sildasid projekteerida ja samuti ka eelpingestatud elemente, järelpingestatud vahelagesid, elemente, mida iganes. Siis on veel Fine Geo 5, FinEC ja Truss 4. Geo 5 peaks olema juba üsna tuntud, et saab igasuguseid geotehnilisi probleeme ja vundamente arutada. FinEC-ga saab lihtsalt erinevaid konstruktsiooni elemente arutada nii-öelda isoleeritud kujul. Ja Truss 4-ga saab siis ogaplatvorme arutada. Nii, siis järgmisena ideastaatika. Terassõlmede jaoks peamiselt ja ka siis seintalade jaoks on üks populaarne betooni osa kasutus. Parameetriliseks projekteerimiseks Rhino oma Grasshopperiga, mida siis saab ühildada pea kõikide nende tarkvaradega, mis mul siin nimekirjas on, vähemalt nendega, mis on enne Rhino ja Grasshopperit. Siis käde on õõnespaneelide arutamiseks, kõik Eesti tehaste õõnespaneelide ristlõiked ja erinevad trossiskeemid on siin kenasti olemas, et nagu näha, siis need punased otsakesed siin on trossid, et saab ka sellist konsoolset õõnespaneeli näiteks arutada. Ja ka meie portfellis on Pexel Manager, aga kuna see ei ole nüüd just projekteerimistarkvara, et pigem eelarvestamiseks, BIM koordineerimiseks ja ehitussimulatsioonideks ja sellisteks asjadeks, siis võib-olla tänasele publikule see huvi liiga palju ei paku. Vot, et selline portfell meil siis ja muidugi ka pakume tehnilist tuge, treeninguid ja tootearendust, et võtke aga ühendust, kui vajate abi või tahate oma meeskonna efektiivsust tõsta. Räägiks korra veel ehitus e-hüppest, et esimese vooru tulemused laekusid 2. veebruaril, toetust sai 63 ettevõtet 103-st, jagati laiali erinevateks siis ideedeks 2,6 miljonit, alles 1,9 miljonit.
Nende toetus said ka siis tarkvara ostu eest, ostu jaoks, kui suutsid seda ära põhjendada, et see on tegelikult innovatsioon sinu ettevõttes. Ja minu portfellis oleva tarkvara ostu success rate oli siis 77,8%. 2 tükki jäid kahjuks ilma, aga see oli ka sellel põhjusel, et ei osatud innovatsiooni hästi põhjendada või siis oli mõni selline nüanss seal juures, mis lihtsalt oli igapäeva tarkvara ostuga seotud. Ja teine taotlusvoor algab 2023 aastal, mingi hetk täpselt ei tea. Reedel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja digitaalehituse klastri koosolek, kus ma tahan ka osaleda. Seal võib-olla äkki juba midagi räägitakse esimestest kuupäevadest, aga hetkel ei oska öelda. Ja EIC hüpe toimib niimoodi, et 50% siis saab toetust ja 50% oma finantseeringut. Et päris kõiki kinni ei maksta, aga 50% soodustust on ikkagi väga hea. Ja kui nüüd rääkida, et kuidas seda ära kasutada minu vaatevinklist, siis litsentside ostuks, koolitusteks ja mis iganes arendusteks, mis võiks parendada ettevõtte efektiivsust. Aga lähme siis Global RPM 6 peale, et annan kiire ülevaate, et kuidas RPM-i litsentsid toimivad. Et tegemist on alati online litsentsiga, ei ole võimalik osta mingisugust lokaalset või mingit network litsentsi. Sellele pääseb igalt poolt ligi. Mul endal just siin oli jama, et mul arvuti laptop hakkas hanguma, saatsin remonti, võtsin vana läpaka kapist välja ja kohe logid sisse ja juba saad jälle kasutada, et väga mõnus selline. Ja sellega seoses ma igaks üks hoiatan, et mul on siin olnud hangumisega probleeme, et on mitte 0% võimalus, et pilt jääb mingi hetk seisma, aga siis ma tulen paari minuti pärast tagasi, ei ole hullu. RPM-i saab lisaks rentimisele ka välja osta ja siis hooldust maksta, mis tasuvusperiood on, eks ta ole siin 2-3 aastat. See on ka hea võimalus ja siis hiljem muidugi on sul ka võimalus lihtsalt hooldust mitte maksta ja sul jääb programm alles. Erinevalt siis näiteks Autodeskist, kus on ainult rentimisvõimalus. Teine litsents või add-on on 30% soodsam. Ja samuti ka teine hooldus on 33% kuni 50% soodsam, olenevalt siis, kas me räägime sellest põhiprogrammist RPM või räägime add-onidest. Tänases räägime CLT-st ristkihtlliimpuidu projekteerimiseks ja siis kohe tekib küsimus, et mis add-on meil vaja on. Selle jaoks on meil vaja Timber Design add-oni, kus siis reaalselt toimuvad need kontrollid, CLT igasugused erinevad nihkepingete, painde, mis iganes kontrollid. Ja teiseks on vaja multilayer surfaces add-oni, ehk siis, et oleks võimalik sellist kihilist materjali defineerida. Muidugi selle multilayer surface'iga kaasneb ka see, et see ei pea olema CLT, see võib olla absoluutselt ükskõik mis asi, sa võid siia mingi, ma ei tea, kahesuunalise vineeri teha või erinevaid mingisuguseid puitmaterjale, OSB-sid, mida iganes sa sealt materjali kataloogidest leiad RPM-i omadest. Võid ka ise muidugi midagi teha või siis üldse midagi klaasiga teha, et mida iganes võid sinna välja mõelda, et ei pea ilmtingimata olema CLT. Ja siis siin väiksena olen välja toonud Structure Stability, üks väga vahva moodul, mille kasutamisest ma natukene räägin ka hiljem, et kuidas see toimib, aga see on üks selline add-on, mida ma kohe kindlasti kõigile soovitaks, lihtsustab elu ja annab sulle nii-öelda infot mudelist üldstabiilsuse kohta, mida sa võib-olla muidu oma silmaga tähele ei pane ja sellega abil on võimalik väga lihtsasti leida ütleme see nii-öelda vedelaid kohtasid mudelis. Nii, siin on juba üks väike väljavõtt RPM-ist, nii et hakkame vaikselt minema
Nii, tõstan RPM-i siia ette. Kõigepealt siis siin on selline nupp, base data. Vaatame sisse. Siin on siis selline üldine infomudeli tüüp add-onides. Vaatame, mis siin toimub. Kohe siin on näha, et Timber Design on sisse lülitatud ja samuti ka multilayer surfaces, nii nagu olema peab. Siis standardite alt. Siin on siis kohe näha, et puidu kontrollimiseks on Eesti rahvuslik lisa aktiivne. Siin ei ole midagi. Settingsites on ZL üles suunas. See on mõistlik, sest et üldiselt teistes programmides on samamoodi. Ja kui sa siin impordid, ekspordid asju, siis tulevad nad ikkagi õiget pidi. See on mõistlik. Ja siis siin saab mingeid erinevaid parameetreid panna ja asukohti, et oleks võimalik näiteks tuulekoormust, lumekoormust importida päris kaartide järgi ja võib-olla on ka võimalik maavärina kuidagi koormusi siit saada, aga ma ei ole selle teemaga väga hästi kursis. Jah, nii okei. Sellega on korras. Siis vaatame, mis materjalid on. Nii, siin on kohe mul üks valmis defineeritud Stora Enso 40 millimeetrit. Muidu see protsess käib niimoodi, et vajutad siia nupule import from material library. Siis näiteks võtame regiooniks Euroopa Liit, materjali tüüp puit. Ja siin siis on kohe näha erinevad valikud. OSB, vineer, muud asjad ja siis CLT variandid on siin, eks. Antud juhul ma võtsin selle Stora Enso 40 paksusega lamelli. Nii. Siis siit on võimalik vaadata täpselt, nagu mis väärtusi siis kasutama hakatakse. Nagu näha, siis ristsuunas on elastud mood on 0. Siit näeb siis muidu normatiivsed parameetrid. Võib-olla tasuks need alati üle vaadata enne, kui on juba teada, et mis tehasest hakkab tulema, siis kindlasti tasuks need üle vaadata, vajadusel siis käsitsi ka ära muuta, sest et siin on täitsa sellised märgatavaid varieeruvusi, näiteks lubatud nihkepingete osas ja nii edasi. Ja siis siin on erinevad varutegurid, K-moodid, mida iganes, mis siis kasutusse lähevad antud juhul, kui meil on näiteks Eesti rahvuslik lisa aktiveeritud. Siin on ka siis näha erinevad tulepüsivuse parameetrid. Okei, las see praegu jääb. Siis lähme thicknesses alla. Vaatame siin on selline kihiline materjal defineeritud, eks. Muidu on selline esimene variant, default on uniform, lähed siia, layers. Stiffness reduction'i panin peale. Siin on siis teatud jäikusi vähendatakse. See on jällegi tootjapõhine, nagu ma aru saan, et jällegi tasuks võib-olla siis selle tehasega läbi rääkida, et milliseid parameetreid oleks õige kasutada. Sellest räägitakse ka Globali enda CLT webinaris natuke lähemalt. Ja siis üks asi, mille võiks peale panna, on see glue at narrow sides. Sest kui seda ei ole peal, siis tegemist oleks sisuliselt nagu mingi euroalusega, mis on lihtsalt kokku liimitud. Ja selle nihkekande võime on üsna kehva. Näitan kohe pilti ka selle kohta. Ehk siis kui see glue at narrow sides on peale pandud, siis toimub see failure mode 1, mis on see vasakpoolne, selline klassikaline nihke olukord, aga kui glue at narrow sides on maas, siis hakkavad failure mode 2 ja 3 tööle, mis on siis need kaks parempoolsed. Ja noh, jah, nagu ma ütlesin, et see on nagu selline nagu euroalus, mis on natuke tihedama sammuga, et antud juhul siis ikka vaatame seda, et küljed on ka limitud. Nii, kui kihte vaatame, siis siin saad siis defineerida ükskõik mis paksuste järgi, muidugi jah, risti-rästi, eks CLT. Siin on siis näha ka, et triibutatud on siis teises suunas.
praegu las olla siis selline viiekihiline siis CLT. Okei, aga teeme siis näiteks mõne paneeli ka siia. Üks teema kohe, et siin on võimalik siis niimoodi workplane'i järgi modelleerida, eks siis igat seda punkti on võimalik snappida. Seda snappi ruudustikku on võimalik täielikult muuta, ükskõik kui suure sammuga erinevate telgede mõttes ka. Aga antud hetkel siis tahaks niimoodi püstises tasapinnus modelleerida. Võtame kohe siit rectangle. Küsib kohe, et mis thicknessi ma kasutan muidugi seda sama, mis meil on defineeritud ainukene ja teeme näiteks 6x3 sellise paneeli. Nii, Tanel siin kommenteerib, et enamus CLT paneelide puhul ei ole liimi puitlamellide kitsa serva peal. Ka Eesti CLT valmistajad liimi kitsaid servasid. See on tootmistehnoloogiast tingitud. Nojah, väga hea, panen kõrva taha, aga hetkel siis hoiame seda linnukest sees. Nii, paneel on siin, tekitame talle alla sellise joontoe, mis on ainult survele toimiv. Nii, siis otsad tahaks kuidagi siis põranda külge ka ankurdada. Et selleks ma kasutan funktsiooni nodes online. Ütlen, et üks node võiks olla 10 senti ühest otsast. Ja teine on siis teisest otsast. OK. Tekkis siia üks node. Siia üks node. Paneme parema klõpsu, edit nodes. Nii. Ja ütleme, et tal on selline failure if negative tõmbetugi. Nii. Siis koormus on mul defineeritud hetkel tuulena, sellepärast me vaatame seda kui nagu jäikus seina. Selleks siis kasutame line load'i, mis toimib X suunas. Suuruseks on 10. Ja paneme selle siia ülemisele servale. Ja nüüd on siis näha see koormus siin. Lülitan display välja. Nii, siis selle ülemise serva siin ka toetame külgsuunas, sellepärast, et mul on 3D mudel, eks, kukub pikali. Nii, ja siis vaatame meshi settinguid, calculate mesh settings 0,1, noh, las olla praegu väga okei. Genereerime ühe meshi. Vaatan, kuidas asi välja näeb. No, isakas. Nii, siis mis ma veel tegema pean, on see, et kuna selle paneeli X-telg, nagu näha, on sellise horisontaalsuunaline, siis ma tahaks selle tegelikult ümber keerata, et ikkagi välimised lamellid oleks püstasendis. Selleks ma kasutan seda specific access. Ja panen 90 kraadi. Nii, nüüd töötab see paneel natuke teistpidi. OK, paneme arvutama, vaatame, mis juhtub. Nii, nagu näha, siis toimiks nagu õigesti. Siin on survereaktsioon, eks.
ja siit saame kohe selle tõmbejõu, eks, millega meil on vaja see seinapaneel siia põrandasse ankurdada. Eks, et selleks on siis erinevaid tooteid olemas. Aga alati võib-olla ei pruugi saada nagu nii laia paneeli teha, et paneel on vaja tükkidest teha, siis on võimalik teha niimoodi, et kopeerime 8 võrra edasi, paneme including loading, tuleb koormusega koos. Nii, ja nüüd, et see paneel tükkideks teha, kasutame sellist asja, et kopeerime 2 joont ja nüüd paneelil parem klõps. Ja siin on selline asi nagu, kuhu ta nüüd mul kadus, divide surface with intersecting lines. Nii, nüüd on 3 paneeli kenasti olemas. Vaatame, kontrollime koormused ka üle. Siin on 3 × 10 neid, ehk siis ilusti koormused peale, väga hea. Ja nüüd oleks vaja ka defineerida üks joonliigend, aga siis tekib küsimus, et mis ma sellele joonliigendile väärtuseks annan, et need ei ole ju absoluutselt jäigalt omavahel kinni. Selleks näiteks võiks kasutada sellist asja nagu see Rotoblaasi slot või siis mõni muu selline tapiga ja mingi vineeritükiga lahendus või midagi sellist, aga selle sloti puhul on hea see, et Rotoblaas on selle kohta täitsa andnud jäikusparameetrid ka, siis kohe tead, et aha, okei, nii see toimima peaks. Antud juhul on see siis 17 500 kilonewtonit meetri kohta. Siis panemegi selle siia sisse niimoodi, et võtame types of lines, line hinges. Nii, siis siin paremal on kohe selgitav pilt, et meil on vaja X suunas KSR sisse panna, nii nagu see seal oli, eks. Väärtus on siin. Paneme siis sellele paneelile siia serva ja sellele paneelile siia serva. Kuna paneelide kõrgus on 3 meetrit, eks, siis oleks nagu 3 slotti, et 3 × 17 500, eks. Mida ma veel teen nendele elementidele siin mesh refinement'i, tulemused läheksid täpsemaks või tähendab, mesh oleks tihedam nende koha peal. Edit nodes, mesh refinement. Ümmargune. Nii, nüüd on kohe selline visuaalne element siin olemas. Vaatame, mis nüüd juhtub, kui ma meshi genereerin. Nii, nüüd on mesh natuke vahvam. Nii, ja kui nüüd kalkuleerima panna. Nii, siis on tulemused sellised. Natukene suurem jõud siin. Ja survet tekib ka nendes kohtades. Aga kui nüüd deformatsioone vaadata, siis mitte päris ei kahekordistu, aga ei ole nagu liiga hullud. Et kui values on surface peale panna, eks 1,7 versus 2,4, ehk siis juba selle 3 slotiga tegelikult saab üsna sellise jäiga käitumise. Üks variant veel oleks modelleerida niimoodi, et ma lasen need line release'id niimoodi lahti, et panen see 0 väärtuseks ja siis tekitan nodes online ja tekitan sellised punktliigendid, millele ma saan siis täpselt selle 17 500 sloti järgi väärtuseks anda. Aga toon võib-olla natukene selline ebamugav lähenemine ja kohati ka näeb segaseid tulemusi. Siis peale selle saab ka muidugi vaadata liigendis neid jõudusid, eks.
Siin on siis näha see releases, line hinges, forces ja N on siis nii-öelda seda piki seda liidet X suuna pidi mõjub jõud, eks. Ja kui nüüd tahaks teada, mis see konkreetne väärtus siin on, eks ma vajutan selle joone peale. Tähendab, mis see summa on, mis sellest nihkelitest läbi läheb, vajutan joonele, result diagrams, kustutan siit kõik ära ja nüüd otsime õige koha üles. Nii, releases, forces, N. Nii, siin on siis kohe näha seesama diagramm, eks, ja kui ma nüüd siit valin constant smoothing, siis ta annab mulle sellise keskmise meetri kohta 16,3 kilonewtonit või siis totali, mis on siin 48,8 kilonewtonit, et selle järgi siis saaks nagu valida, et mitut slotti või mis iganes liidet mul siis vaja või mis sammuga mul kruve on vaja või mida iganes. Vot. Nii, ja tegelikult on veel üks variant, et enne kui ma rääkisin sellest, et kuidas oleks võimalik nagu punktliigendid siia tekitada, et siis saaks nagu punkti järgi panna, et 17,5 on täpselt see jäikus ja et reaalselt ju tegelikult see slot on ju ühes punktis, eks. Siis tegelikult üks variant on veel see, et teha siia sellised lühikesed joonejupikesed, mis on siis selle reliisiga, nagu mul siin defineeritud on, et siis võib-olla saab sellise realistlikuma käitumise, sest reaalselt, kui seda slotti kasutada, eks siis ju ta ei ole täispikkuses ühendatud. Vot sellised lood. Nii, ja kui nüüd minna siis siia Timber disaini ka, vaatame siis, mis tulemused meil siin on. Vaatame siis Surface'i järgi, eks. Et nagu näha, siis põhiprobleem on siin selle tõmbejõuga, eks. Eks siis siin peab natukene mõtlema selle peale, et kas see tegelikult on probleem, kuna see on selline singulaarsuseks, et võib-olla peaksin kasutama seda surface result adjustment'i, nagu näiteks see siin, special object'ite all, et natukene see laiali määridest, et võib-olla kasutad siin mingisugust teraskinga, mis on, ma ei tea, pool meetrit kõrge, siis tõmbejõud jaguneb selle peale laiali, eks. Ja kui me nüüd vaatame natuke siia sisse, paneme 2 klõpsu compression along grain'i peale, siin on see arvutuskontroll, eks. Näitab ära K-mood ja siis varutegur kohe näha siin on igasugune ülejäänud data. Ja mida veel vaadata saab, on, siin näitab küll seda, et kus see kontroll tehakse. See on siis teises layer'is top pinnas, et probleemiks ei ole välimine kiht, vaid see välimisest järgmine. Ja kui vajutada siia, siis tegelikult saab vaadata saadki vaadata näiteks pingeid, mis pinge, mis kihis on, eks, normal stress along grain. Ja igasuguseid nihkepingeid ja kõike saad siin niimoodi vaadata, mis selles punktis täpselt toimub. Et see on selline väga informatiivne graafik. Okei, jätaks selle praegu niimoodi, et umbes nii on võimalik neid jäikusseinasid ja nende liiteid siis modelleerida. See parempoolne variant on kõige lihtsam, pikk line hinge, summeerid selle jõu ära. Saad üsna kiiresti tulemused kätte. Panen praegu selle kinni. Järgmiseks mudeliks on selline vahva parameetriline slab. Et nägin Rotoplaasi videost, et nende liidetega on võimalik ajada sildavad pikemaks. Tundus huvitav. Tahtsin kohe RPM-is järele proovida. Ja siis, eks ma nüüd siis näitan, kuhu ma omadega jõudsin. Mida siin kasutatakse, on selline
selline spider toode, millega siis koormusi üle kanda ja neid tipumomente vähendada ja nii edasi. Ja siis Xepox ja terasplaadiga siis liimitakse need CLT paneelid omavahel kokku, et nad töötaks sisuliselt nagu betoonplaat. Nii, vaatame siis mudelit. Tegin sellise parameetrilise mudeli. Seda ma jagan ka teiega kindlasti, et saate ka ise testida, vaadata, kuhu te omadega nagu jõuate. Et üks variant on see, et kui sul on structure ja basic object siin aktiveeritud, siis siin on selline nupp nagu edit global parameters või lähed siit ülevalt edit ja kõige viimane siin global parameters. Nii, siin ma olen siis nagu erinevad parameetrid defineerinud. Näiteks praegu on X suunas on samm 7, Y suunas 5. Kui me näiteks paneme 10 apply, siis juhtub niimoodi. Paneme siia näiteks 7 apply ja siis läheb asi laiemaks. Mida on veel võimalik siin sättida on see pin, see siis sisuliselt määrab, et kui lai on see postide vahel olev CLT paneel, siis kõrgus see ei ole otseselt oluline. See on siis X-suunaline konsool, mis on siin servas ja CY on siis Y-suunaline konsool, mis on servas. Aga lähme tagasi selle 7 ja 5 peale. Nii, mis ma siin kõik siis teinud olen? Jällegi on see Stora Enso 40 materjaliks valitud. See on lihtsalt posti ristlõige, aga posti ma liimpuidust post, aga seda ma otseselt ei arvuta. Siis vahelagi on stabiliseeritud lihtsalt sellega, et määrasin sellise õrna horisontaalse vedrutoe siia. Kuna siin on eesmärk lihtsalt testida, et mis vahelage siis on võimalik teha, eks, et siis ma ei hakanud siin mingit diagonaale ja mingit seidu modelleerima, lihtsalt panin servad kinni niimoodi. Toimib väga okeilt. Siis tekitasin siia paar result section'it ka, et saab vaadata nagu diagrammi kujul, mitte result map'ina neid tulemusi. Need liiguvad samamoodi mudeliga kaasa. Siis mis siin veel on, et siin on ka siis kindlasti need mesh refinement'id, eks posti kohal on natuke tihedam mesh ja siis siin on ka niimoodi, et panin ümmarguse postist suurema surface result adjustment'i, ehk siis ta võtab siis nagu sellise keskmise, mis selles piirkonnas on. Et miks ma just nagu sellise tegin, mis on postis suurem, sest kuna ma antud juhul eeldasin, et tegemist on selle spideriga, siis selle spideri diameeter on üle 800 millimeetri. Ja kuna ta tegelikult ju mõjutab nii-öelda seda tipumomenti ja samamoodi ka nihkepingeid kõike selles piirkonnas, eks, siis ma arvan, et see on täitsa õigustatud lähenemine. Lisaks siis tekitasin ka special objects, vale koht. Tekitasin ka siia need joonliigendid. Ma hetkel neile väärtust ei andnud, nad on nagu lihtsalt siin olemas, neid saab kiiresti muuta, et võib-olla kui teile pakub huvi, siis saate ise seda näppida kiiresti. Et see on siis piki suunas liigend ja see on siis siin keskel liigend. Okei, et praegu siis on postide selline CLT paneel pikisuunaline sildav on 7 meetrit, laiuse suunas on 5 meetrit. See oli selline, kuhu ma siis omadega jõudsin, tundus nagu mõistlik. Ja vaatame nüüd natukene neid konfiguratsioone ka, seda ULS, SLS ja tulepüsivust. Nii, kui ma nüüd teen kõik need surface'id aktiivseks, panen klõps, edit, saan nüüd kõiki korraga muuta. Esimene asi on deflection, et sul on siin
sellised valikud, et kõige pikema külje järgi, kõige lühema külje järgi või siis manuaalselt kuidagi. Ja selle ma tegin jällegi nagu parameetriliseks. Mul oli pikem samm oli X-iks defineeritud, lühem või nõrgemas suunas oli siis Y-iks defineeritud ja ma panin lihtsalt, et max XY ja siis ta ise paneb sulle selle 7 siia, et kui sa muudad seda vahelage, muudad neid globaalseid parameetreid, siis see deflection'i nii-öelda see lähteväärtus muutub kaasa. Nii, ja siin on siis Ultimate Serviceability ja Fire Resistance Configuration'id. Vaatame Ultimate'i kõigepealt. Siin on siis võimalik, või members meid otseselt praegu ei huvita, vaatame lihtsalt surfaces. Siin on see System Strength Factor ja on võimalik siis anda selline piirväärtus erinevatele pingetele. Et kui on sellest väiksem, siis mitte arvutuses arvestada. Antud hetkel siis on see hästi pisikeseks pandud, et kõike ikkagi arvestaks. Ja siis siin on ka erinevaid selliseid linnukesi võimalik veel näppida, mis siin-seal muudavad natukene arvutusi. Nii kui minna siis SLS-i sisse, siis jällegi surfaces. Siin on üsna konkreetne kõik, et mis need piirväärtused on, eks. Ja siis siin on mingisugune lihtsustatud vibratsiooni kontroll ka, millel on lihtsalt 5 millimeetrit väärtuseks pandud. Ja tulepüsivus surfaces, siin saab jällegi valida enne mitu minutit, siis siin on erinevad kaitsekihid. Pole liiga palju siia süvenenud, mis variandid siin on kõik, eks. Ja et fire exposure ka, et kas ülevalt ja alt või ülevalt või alt. Muidugi hetkel on kurb lugu see, et see fire design on not in development praegu veel, aga see tuleb ilmselt väga lühikese aja jooksul, sellepärast et settingud ja kõik on juba paigas. Et ilmselt siin räägime nädalatest. Et kahjuks ma neid tulemusi näidata ei saa praegu, aga on tulemus. Siis üks teema veel rääkides sellest läbipaindest, et RFM läheneb asjale niimoodi, et nagu siin näha, siis on QPR variandis on omakaal korrutatud 1,6-ga. Et see on siis sisuliselt see KDF väärtus, mida saab vahetada, kui lähed siia base data alla. Võtad standardi lahti ja vajutad siia. Ja siin on see sama KDF olemas, hetkel on ta 0,6, võib-olla peaks olema 0,8 CLT puhul. Ja seda siin igatahes vahetada saad. Nii. Ja rääkides veel siin koormustest. Kombinatsiooni visard on mul alati aktiivne, tekitab sulle kõik erinevad kombinatsiooni variandid, väga kasulik, toimib väga hästi siin. Load case'id hetkel on ainult omakaal 0,50 kilonewton truudule ja kasuskoormus 3 kilonewtonit truudule pandud peale vahelaele. Siin saab siis actionite kaupa kombinatsioonidesse jagamist defineerida. Kui peaks olema ka tuulekoormus, siis siin saad öelda, et tuulekoormus peab olema alati üksinda, et mitut tuulekoormus korraga ei tohi olla. Ja siin siis iga kandepiirseisundile, kasutuspiirseisundile ja accidental olukorrale siis saab siin ka erinevaid juhiseid anda ja vaadata, et millised kombinatsioonid siis selles design situationis toimivad. Ja lõpuks siis tekivad kõik need erinevad kombinatsioonid siia. Visuaalselt on kohe näha, et millega on tegemist selle rohelise, punase või sinise väikse märgikesega. Ei hakka. Tundub, et põhiasjad said nagu läbi käidud ja äkki nüüd panekski siis arvutama ja vaataks, mis need tulemused mul siis reaalselt olid. Juhul kui
postide rudustik oli 5x7 meetrit. Siin siis praegu oli näha see, et kuidas kõik tuumad korraga võtsid, igaüks võttis oma koormuskombinatsiooni kätte ja arvutas selle paralleelselt ära. See on siis RFM6 võimekus, et ta suudab seda teha. Timber disaini vist mulle tundub, et ta teeb ikkagi ühe tuuma järgi. Kui ma vaatan, ta teeb siin. No, vist küll, jah. Nii, kuidas läbipainded välja näevad. See on siis staatilisest analüüsist võetud läbipainded, eks. Siis vaatame näiteks paindemomente. Näeb selline välja, paneme values on surfaces ka peale. Hetkel näitab seda maksimum kohta, miinimum kohta või siis vastupidi. Ja result section'id olid mul defineeritud, eks. Vajutan selle peale 2 klõksu. Siin on jällegi nagu näha see kollane nurk, siin tähendab, et parameetriliselt defineeritud. Kõikidele elementidele mõjub, see tähendab, näitab kõikide elementide kohta, sest mul on siin hunnik erinevaid plaate. Paneme selle siis tööle ka. Näiteks saame niimoodi tulemusi vaadata ja siin tegelikult on võimalik seda surface result adjustment'i kohe praegu välja lülitada. Et hetkel on timber disain on juba selle järgi tehtud. Kui ma selle välja lülitaks, siis saaks teha timber disainiga ilma tulemuste laiali määrimiseta siin posti otsas. Aga näed, kui ma nüüd lähen siia, vaatan, siin on 104 kilonewton meetrit, lülitame selle välja, siis tipuks on 186, et täitsa mõjutab. Panen selle praegu kinni. Ja lähme vaatame neid timber disaini tulemusi ka. Et kuidas need CLT kontrollid siis lõpuks välja tulid. Nii, hetkel on aktiivne max of all values, ta vaatab nii SLS-i kui ka ULS-i ja näitab siis seda iga punkti kohta kõige hullemat siis kontrolli. Nii ja kohe, mis siin silma paistab, on see, et kui me nüüd valime siit, et näita mulle ainult neid kandevõime kontrolle, mis on üle 1 ehk siis üle 100%, siis saame natuke tabelit väiksemaks. Ja nagu näha, siis kõik on seotud nihkepingetega postide kohal. Vot see on nüüd selline teema, et kuna tegelikult nagu alguses räägitud sai, siis ma kujutasin ette, ma kasutan seda spiderit, eks. Et siis kas nagu on mõtet neid vaadata või mitte, et pigem siis vaadata seda reaktsiooni, mis siin tekib, mis surve siin postis on ja siis selle järgi see spider sinna ära valida. Nii, kui nüüd panna kinni see none ja siin on siis näha ka need paindepinged, eks jällegi posti peal napilt alla 100%. Vaatame siis sisse ka, mis siin nagu täpsemalt toimub. Nii, tahaks jällegi ütleb, et see ei ole mitte välimises layer'is, vaid see on tegelikult teises layer'is. Ja vaatame seda ristlaiget siis, mis seal nagu täpsemalt toimub. No, ta natukene aeglaseks läinud. Ma tahaks näha konkreetselt pingeid. Nii, ja siin on siis püür näha, et
see on siis normal stress along grain, pikikiudu. See ristukiht siin näitab tegelikult seda normaalpinget siis teises suunas, eks 90-kraadise nurga all. Ja nagu näha on siis tegelikult 7-meetrises suunas on paindega suht okei, aga kus läheb piiri peale on siis ristsuunas hoopis. Ja vot siin nüüd ongi see küsimus, et ma ei tea, kuidas see, ma ei ole ise veel nagu liiga kindel, et kuidas seda näiteks seda spiderit ja seda tipu painde momente siin omavahel kombineerida, et võib-olla see ei ole nii suur probleem, võib-olla on, ei teagi. Sellepärast ma selle mudeli ka teile jagan, et saate ise seda testida. Kui keegi targem siit midagi paremat välja suudab võluda, siis võtke ühendust, rääkige mulle ka. Nii. Korra vaatan sisu korda, kas ma unustasin sinna midagi veel rääkida. Tundub, et pigem ei unustanud. Võtan siis järgmise mudeli ette ja kordan veel üle, jagan seda ka teiega, saate ise testida. Nii. Aja kokkuhoidmise huvides ma mõtlesin, et ma ei hakka selle järgmise mudeliga nagu liiga hulluks minema. Ma lihtsalt kirjeldan, mis ma tegin. Jällegi saate selle mudeli, saate ise vaadata, mis värk oli. Et kui ma siin hakkan kõiki neid alghälbeid ja kõiki asju läbi siin ammutama, siis meil läheb see webinar jälle väga kaugesse tulevikku oma lõpuga. Aga teema on siis selles, et kuna tegemist on pindelemendiga, siis sellel pindelementidele hetkel ei ole nagu rakendatud sellist nõtketeguri arvutamist. Et see on ka in development, mõtlevad, kuidas sellele läheneda. Ma ei teagi, kas sellel sellist ühtset, sellist head lahendust on, aga mina lahendasin selle hoopis niimoodi, et mul on mingisugune imelik paneel, milles on augud sees. Mul on nüüd 2 varianti. Kas ma annan talle alghälve siis nagu läbi ühe koormus load case'i või ma kasutan structural stability't. Näitan kohe, mis nende erinevus on. Üks variant, kui sul structural stability add-on ei ole, siis sa saad teha niimoodi, et sa tekitad sellise load case'i, tinglik load case. Action category on none. See siis tähendab seda, et ta ei ole ei omakaal, ei kasuskoormus, ei lähe nagu millegi alla ja siis ta ei topita mitte ühtegi kombinatsiooni. See on lihtsalt mingisugune koormus, mida sa saad suvalt kuhugi toppida ja vaadata, mis mudelis toimub, eks. Tekitan sellise load case'i. Ma olen suht kindel, et kui see seinapaneel siin nõtkuma hakkab, eks, siis ta kindlasti nõtkub niimoodi nagu üks post nõtkuks. Eks läheb lihtsalt banaaniks ja ma tekitan selle kuju ette niimoodi, et ma panen mingi suvalise sellise pindkoormuse, mis lükkab ta niimoodi banaaniks, nagu siin näha praegu on, eks. Siis ma tekitan imperfection case'i, see on siis siin näha, eks. Esimene staatiline static deformation, mille siis aluseks ongi seesama see tinglik kuju, eks. Ja ma tahan, et see alghälve oleks siis nii-öelda Y-telje suunas, nii nagu me siin näeme. Ja ma kasutan selleks alghälve nagu selliseks maksväärtuseks selle paneeli kõrgust jagatud 300-ga, et see miks just 300, et praeguses puidustandardis ei ole otseselt öeldud, nagu millist alghälvet kasutada CLT paneeli puhul. Oleme ausad, CLT kohta ei ole tegelikult väga praegu mitte midagi. Aga selles järgmise generatsiooni mustandis on öeldud, et vähemalt kõrgus jagatud 1000-ga, aga samas, kui nüüd ringi otsida ja netist mingist erinevat kirjandust vaadata, siis see kõrgus jagatud 300-ga kipub nagu väga hästi minema kokku
selle lihtsustatud arvutusega, mis on selles uue generatsiooni eurokoodeksis. No, mõtlen siis sellisele seinapaneelile 1-meetrisele ribale, milles ei ole ühtegi auku ega midagi. Et see kõrgusjärg 300 on selline hea valik, ütleme siis niimoodi. Nii, ja kui ma selle niimoodi defineerin, siis nagu näha, siis 23,33 milli on see kõrvale kalle, eks. Kui ma nüüd vaatan, kui kõrge mul see paneel on, 7 meetrit, eks. 7 jagatud 300. No ongi 23 millimeetrit. Siis ma olen siia tekitanud lisaks juurde veel koormuskombinatsiooni teist järku, geomeetriliselt mittelineaarne kombinatsioon, mis arvestab siis seda nutkunud kuju, eks ta teeb selle seinapaneeli nagu sellise banaanikujulise meshiga kohe. Ja teist järku arvutuses peab kindlasti kasutama seda väiksemat elastusmoodulit ja seda ma siis olen teinud läbi selle, et öelnud, et palun selles kombinatsioonis kasutada structure modification'it, mis tähendab selle materjali jäikust 83% peale. Ja lisaks sellele siis ka arvutussettingutes olen pannud sellise asja peale nagu load increments, ja ta seiviks kõik ära, et ma saan vaadata, kuidas ta 8 erinevat etapis, et kuidas see seinapaneel siis reaalselt liigub. Ja nagu näha, siis lõpptulemus on selline, et seinapaneel on 17 millimeetrit siis minema sõitnud, eks. See deformatsioon, mis ma siin alguses defineerisin, see nullitakse ära. Sisejõud tulevad küll selle kuju järgi, aga deformatsioon nullitakse ära ja see on siis nagu see lisa, mis tuleb, eks. Ja kui ma nüüd lähen Timber disaini, vaatame neid tulemusi. Timber design, design ratios on surfaces. Vaatame koormuste järgi. Siin on siis näha, et see esimene koormuskombinatsioon, mis on lineaarne, annab, et survepinged on selles kohas 94,5%, et kandevõim on tagatud. Aga kui nüüd arvestada selle nõtkumiste ja asjadega, et siis tegelikult bending and compression korraga, see on enam-vähem selles samas punktis olukord tegelikult oluliselt tapum, et 30% üle kandevõime. Et see on siis üks võimalus, kuidas nõtkumist arvestada, kui sul on mingid eriti imelikud mingid paneelid või asjad, eks. Ja see on siis praegu ilma structure stability moodulita. Et kuidas structure stability'ga asi välja näeb on niimoodi, et jällegi base data, eks, add-ons lülitas structure stability sisse, siis valid, lähen siia kasutuskoormuse peale, edit, ja siis siin on selline nupp nagu calculate critical load, valisin selle 10 variandi, et arvutab mulle 10 erinevat ebastabiilsuskuju. Lasin tal selle arvutuse ära teha, siit ülevalt saan valida stability analysiseks ja nüüd ma saan vaadata, millised need kujud on. Ja üldine loogika on selline, et kui critical load factor on alla 15, siis ei tohiks lineaarset arvutust kasutada, geomeetriliselt lineaarset arvutust siis. Et siis oleks vaja nagu vaadata, kas kuidagi stabiliseerida seda konstruktsiooni või siis tehagi nagu keerukam analüüs, nagu ma praegu põhimõtteliselt teen. Nagu näha, siis esimene kõige ebastabiilsem kuju ongi see sama banaan, mis ma siis enne forsseerisin. Teine variant on näiteks siin, selline huvitav kuju, eks. Siin on veel mingid sellised variante. On võimalik ka seda visualiseerida või tähendab nagu niimoodi panna animatsioonina käima. Aga kuna hetkel see esimene on kindlasti kõige ohtlikum, eks siis on vaja nagu selle järgi teha. Ja siis jällegi nagu eelmine kordki lähen imperfection case'ide alla. Kui eelmine kord oli staatilise selle koormuse järgi, kasutasin seda tinglikku load case'i, eks, siis nüüd on natuke teistmoodi, et ma võtan sellest kasuskoormust
kasvust koormusest tehtud stability analysis'e esimese siis selle ebastabiilsuse kuju. Et siin saad ise nagu valida, millist sa tahad ja siis ütlen talle samamoodi jällegi, et Y suunas kasutame seda ebastabiilsust kuju ja jällegi Z300-ga. Ja kui me nüüd võrdleme neid ebastabiilsuse kujusid, et see oli see, mis ma selle koormusega tegin ilma structure stability add-onita ja see on nüüd see, mis ma tegin structure stability add-oniga. Et no nad on ülisarnased, et antud juhul saab isegi hakkama ilma selle add-onita, aga osades kohtades on need stability kujud nagu võib-olla veits keerulisemad, et siis oleks vaja ikkagi stability add-oni kasutada. Vot ja minnes nüüd tagasi see Timber disaini, eks, siis siin on siis see lineaarne arvutus, siin on see ise koormusega, ise pandud nii-öelda koormusega tekitatud ebastabiilsuskuju arvutus, siis teistjärgu arvutuseks, et 30% üle, täpsemalt 30,2 ja siis see on structure stability add-oni abiga on 30,3% üle, et siis need on ikkagi väga-väga sarnased tulemused. Vot, et see on üks variant, nagu kuidas läheneda sellisele probleemile. Nii, panen ruttu selle kinni, võtame veel ühe viimase deep beam'i mudeli, põhimõtteliselt sama teema, ainult et tegemist on deep beam'iga. Siin on siis see wall buckling, eks siin on deep beam buckling. Et siin ma jällegi tegin samamoodi. Tekitasin selle tingliku koormuseks, et suht kindlalt on survetsoon see, mis minema sõidab külgsuunas, nagu mingisugusel iidala kiive puhul, eks. Et siin ma siis panin väikse koormuse peale, vaatame jällegi, võrdleme neid kujusid. See on siis nagu koormusega tekitatud ebastabiilsuskuju ja teine on siis stability add-oniga. Et natukene nagu erinevus on, aga üldine põhimõte on sama, eks. Ja siis vaatame jälle Timber disaini, eks. Korra võrdleme veel seda võrdleme deformatsioone. Et kui vaadata lineaarset arvutust, geomeetriliselt lineaarset arvutust, eks, et siis see paneel püsib sirgena, vajub siin näiteks 11 millimeetrit läbi, kui arvestada 1,50 korda kasvuskoormus kombinatsiooniga, eks. Aga samas, kui me nüüd arvestame selle ebastabiilsusega ja kuidas ta külgsuunas minema hakkab sõitma, siis tegelikult juhtub selline asi, et kui ma vaatan nüüd UZ, siis on need 16 milli läbi vajunud, sarnane sellele, mis on selles lineaarses kombinatsioonis, aga ilmselgelt külgsuunas paneb täiega minema. Siin tekib kahtlemata selline mõnus paindev moment teises suunas. Ja kui vaadata nüüd tulemusi Timber disainis, siis valime siit ka Timber design ratios on surfaces, by loading, siis on jällegi näha, et lineaarses kombinatsioonis on kõik nagu väga hästi, eks. Bending and compression along grain. Oot, see on natuke vale, vajutan selle surface'i peale, filtreerida välja, siis kaovad segavad tulemused ära. Nii ja siin on siis näha, et geomeetriliselt lineaarses arvutuses on kõik nagu korras, isegi täitsa varud on sees. Siin muidugi peaks sellele eelmisele kommentaarile viitama, et kuna külgedelt väidetavalt siis ei liimita väga, siis tegelikult see kontroll ei ole nii hästi, kui ta siin praegu näib. Ja siin on siis ebastabiilsuskujuga koos arvutatud variant, et selgelt paindemoment ja surve koos lähevad lõhki ja samuti ka nihkepinged lähevad tegelikult lõhki. Vot. Ja võib korra veel vaadata seda paindemomente ka. Ja vajutame ka deformeeritud kuju peale. Et siin on siis näha, et kaldub kõrvale, eks, ja sellest tingitult tekib ka siia üles 56 kilonewtonmeetrit paindemoment. Ja siis selle stability add-oni variandis tekib 63 kilonewtonmeetrit. Vot selline lugu.
nii vaatan, et mõned küsimused on jälle tekkinud. Ja ma veel räägin sellest viimasest slaidist praegu, et mis on siis puudu, et nagu enne sai mainitud, siis et ülihea oleks, kui nad suudaksid välja mõelda mingisuguse lihtsa kontrolli, et ei peaks hakkama neid ebastabiilsuskujudega üldse nagu möllama, vaid et see on kuidagi integreeritud juba Timber disaini sisse. Et see oleks väga hea. Ma tean, et nad selle peale juba mõtlevad. Loodan, et lähiajal tuleb ka mingisugune lahendus sellele. Nii, vaatan nüüd natuke neid küsimusi ka. Nii, siin üks küsimus, kuidas käib külgnihkele tugevuse kontroll? Et hetkel ma ütleks, et lihtsalt tekitad selle linear hinge'i kohta, kus sa tahad nihet vaadata ja siis vaatad neid sisejõudusid, mis selles liigendis tekivad ja selle järgi teed oma kontrolli. Siis rääkides ebastabiilsusest, siis kommentaar on, et L5 sajandiku on ka okei, kui olla julgem. No, ma hetkel tegin L3 sajandiku järgi. Siis üks küsimus. Ja, et lisakommentaar, et lisaks saab seina stabiilsuse arvutusele läheneda juhiste järgi välja arvutatud ekvivalentse horisontaalse koormuse lisamisega. Ju siis pole täpsemalt seda vaadanud. Ja okei, see selleks. Ja siis üks küsimus veel, et oleks huvitav kuulata ka ainult nurkadest toetatud CLT põrandapaneelidest, näiteks rõdud, ja kas saab kontrollida freesitud kanaleid, näiteks risti, põhilamelli. Vot jah, seda ainult nurkadest toetatud CLT ma ei käsitlenud praegu ja freesitud kanaleid küll praegu kontrollida ei saa. Et see on võib-olla kunagi kaugemas tulevikus äkki tehakse selline lisakontroll juurde. Nii. Lähme edasi. Hakkame vaikselt lõpetama, et minge kindlasti vaadake meie kodulehte beamsolutions.ee. Seal on igasugust infot kõikide meie tegevuste kohta. Siis ärge unustage vaadata ka Bluepalli enda CLT webinari, sellepärast et seal lähenetakse natuke teistmoodi asjadele ja räägitakse ka muidugi teistsugustest asjadest, et kunagi ma ei taha ju oma webinari teha üks-ühele kordamist, see on mõttetu. Siis vaadake ka meie kanalit YouTube'is Beam Solutions Estonia. Nagu näha, siis siin on hunnik RFM6 veebiseminare juba tegelikult olemas. Lisaks ka siin on mõned IDEA staatika omad näha ja Geo5. Mis on tulemas? Bluepalli enda webinarid, näiteks homme on Steel Structure Analysis mingisuguse käigusilla näitega. Soovitan vaadata. Oliver Metskes viib läbi, tema omad on minust kõige huvitavamad. Ja siis on näha ka veel, et iga nädal tuleb neid webinare, mis mulle väga nagu Bluepalli juures meeldib, et nad ikkagi tegelevad sellega, et näidata, kuidas seda programmi kasutada. Et materjali tuleb kõvasti juurde iga nädal. Ja siis mina plaanin teha veel IDEA staatika terasliidete kohta ühe webinari, ilmselt kuu lõpus, täpselt kuupäev pole paigas, eks ole kuulda. Aga jah, selle kohta tuleb kindlasti meil. Ja jah, nii ongi, et tänan tähelepanu eest. Noh, ikka läks üle tunni, ei ole hullu, 5 minutit. Mis siis ikka, et loodan, et oli huvitav ja näeme siis järgmisel korral.